Tere, mina olen Hanne-Lore. Mina olen Rebecca. See on Jatskare podcast ja külas on meil isa ja poeg Raivo ja Ramuel Tafano. Tere! Tere! Palju te üldse laval kokku saate? Kuidagi on juhtunud niimoodi, et me saamegi viimasel laval isegi vaata, et rohkem kokku kui tavaelus, et päris palju. See on läinud kuidagi sellise isevoolu sünkroonis, et see pole nagu pushitud kusagilt poolt, aga see on läinud äkki nii sattunud, et nii ongi. Ja järelikult vist on meil mõlemal seal koos laval tore olla, ma arvan. Tülli pole veel laval läinud. Tülli pole läinud ei elus ega laval, jah. Imeks pandav. No põhimõtteliselt me võime ju... Mis hetkest see muusikaarmastus siis nagu tekkis? Et kui te nüüd olete nagu laval ka koos, et kas on alati olnud muusika või oli enne midagi muud ja... Võtta, mina võin nüüd oma lapsepõlvest rääkida küll seda, et ma arvan, et meie tegelikult see aeg, kus meil hakkas muusika, nagu meie elu tuli, oli enam-vähem võrdne, et mina olin kuskil 10 või 9 ja sina olid ka umbes, eks ole, kui sa hakkasid ikka fanaatiliselt plaate kuulama, eks ole? No, sa andsid mulle vist 6-sena vist esimese plaadi. Jah, et põhimõtteliselt, jah, et ütleme, mina sain, minu ajal ju plaate polnud, emal isal ei olnud kodus ühtegi vinüüli, mitte midagi, plaadimängija mingisugune oli, aga siis minu nagu muusikasse tulek oli siis akordion, ehk siis ema isa ostsid akordioni. Või siis õigemini, kui ma olin väike tatikas, sükene 6-7 aastane, siis onu kinkis mulle ühe pisikese sellise, et sealt ma hakkasin ääli nokkima, et see oli siis nagu minuaegne YouTube, eks ole, et selline vaatad seda akordionit pealt ja katsud sealt mingid helisid tekitada, et kas ta kõlab hästi. Ja niimoodi tuli siis nagu minule. Temale tuli juba CD-ga, eks ole. Järgmine generatsioon ilmselt tuleb failiga, et antakse MP3, ma ei tea, või mis iganes fail, et need ja teine asi on see, et minu ajal oli juba raske saada infot, ega meil siis peale aknalaual sahiseva raadio midagi eriti ei olnud, ütleme sellist, kus saada nagu mingist infot ja seal ja nõukaaegne raadio oli ikkagi praegusega võrreldes ikka päris karm, sealt tuli ikka propagandat valdavalt ja siis seda koledat estraadimuusikat ja vene muusikat ja kõike seda, et ka seal mingid valikuid väga ei olnud, et selles mõttes on praegusel ajal väga palju lihtsam. Või mis sina arvad? On Spotify'd asjad. Ja nii on. Praegu on see, kes tahab muusikat kuulata, see võtab endale Spotify või läheb YouTube'i, läheb oma lemmikartiste ette ja hakkab õppima lugu. No, teie ajal laenasite neid kassette ja viksisite neid maha, et see on teine tema. No vot, siin on jälle, vaata, ma alati nagu panen nagu plussid ja miinused, et kas teie teate, noored, mis tähendab defitsiit? Siuke sõna. Näiteks defitsiit, et kas sa tunned, et sa midagi tahad ja seda ei saa. Ja siis sa lähed, näiteks sul on mingi asi, mida sa tahad ja sa lähed kas või läbi seina. Kasutad kõik võimalused sa saada. Vaata, tegelikult, aga see paneb inimesed nagu erutuma positiivses mõttes, nagu see on sul mingi unistus. Vaata, need siuksed väiksed unistused ongi, et see, et kas ma saan selle plaadi omale kuidagi salvestada või ei saa, see oli unistus, eks. Ja vaata, see unistus, ilmselt ta paneb inimese närvirakud ja emotsioonid hoopis teistmoodi tööle. Praegu on jälle see, et sul on kogu selektsioon, mis maailmas toimub, on sul ühe kliki kaugusel, eks. Nii, ja kas sa nüüd oskad sealt endale sobivaid asju välja valida, et sa oleksid motiveeritud? Need asjad jälle on, võib-olla nii ja naa, et näiteks mina mäletan, kui ma hakkasin saksi juba harjutama, siis kellegil oli mingi improvisatsiooni õpik ja seda oli Eestis ainult üks. Mitte see, et mul on 1000 improvisatsiooni õpilikuid, aga keegi kusagilt sai ja sellel on. See ütles, et sellel on. Kuule, aga ma ei tunne teda, kuule, ole hea, küsi, kas mulle ta laenaks.
koopiaid ka Vene ajal teha ei saanud, koopiamasinad olid keelatud, eks. No see oli täielik absurdi olukord, eks kellelgi midagi on, aga kui sa selle kätte said, siis sul käed värisesid. Võt, kui sa nüüd praegu saad mingi faili kätte, kas sul käed värisevad? No kui raske mingi fail on, siis küll, jah. No selles mõttes ma mõtlen käed värisesid erutusest, et ma sain selle. Vaata, praegu ei ole. Ei, aga minu meelest on küll nagu oleneb muidugi, et väga paljud asjad on meil siiski olemas igal pool, et väga paljust asju on liiga palju, aga mina tean küll nagu seda defitsiidi tunnet siis, et nagu kas või mingid vanad raamatud, mis mind kõnetavad, aga ongi need nagu asjad mingi vanast ajast, mida ma olen ka nagu hullu pööra otsinud, pannud ennast igale poole nimekirjadesse, et saada mingit asja. See on, ma tean, jah, ma otsisin hiljuti taga ühte asja, mida ma kunagi ühte raamatut, mida ma läbi lugesin, on Pisi Blufi käsiraamatute seeria. Ja. Sa tead sellest? Jaa, tean küll. Uskumatult äge. Ja see on nii äge raamat, et vaata, ütleme, kui sul kirjutatakse filosoofia, kui sul öeldakse sõna filosoofia, eks, siis sellest on kirjutatud ju, kõik filosoofid on kirjutanud nii pakse neid raamatud, mis siis kõik on Schopenhauerist kuni Freudini välja, eks ole. Aga nüüd on üks Pisi Blufi käsiraamat ja mustalt on kirjutatud see ära, õpi need pähe. Ja nüüd, kui sa satud seltskonda, filosoofide seltskonda, siis tulistad. Jah, just. Ja siis kõik need teadlased vaatavad sinu peale. Ja samasugune Pisi Blufi käsiraamat on Jazz. On jah, seda mul ei olegi, aga miks? Mul nad olid kunagi olemas, aga mul on nad kadunud ja nüüd ma ajan jälgi, et kust neid saada. Just täpselt samamoodi, vaata Harju tänaval need kasutatud raamatud. Ja ongi jah, et seal... Ei, üldse defitsiiti, ma ise tegelen raamal, teab küll, kui seal garaažis tegelen. Vanade mingi mopeedide, punnvõride taastamise ja asjaga, et see on täpselt samamoodi, et võib-olla ma ei tea, miks ma sellega tegelen praegu, aga tegelen sellepärast, et neid tükke pole kuskilt saada, kui ma saan, siis ma tahan tunda seda rõõmu, vaata, et ma sain mingi asja. See võib olla mitte nii väike vidin, aga ma sain selle, vaata, need asjad on nii, et no, las Raamal ka raamat. Ei, väga hea. Muidu ma kogu aeg on nõli seal. Väga hea. Aga et kuidas te jõudsite nagu muusikani tagasi, et kui teekond käis siia, käis sinna, unistusi oli igasuguseid ja aga et kuidas see muusika siiski jäi? Kas vahepeal oli midagi muud, mis võttis näiteks üle? Noh, minul oli hoopis mul on huvitavam nii-öelda käekäik. Ega ütleme nii, et kuni ülikooli lõpuni, mis oli siis... Ütleme nii, et ma olen lõpetanud Tallinna Ülikooli hoopis täiesti X-erialal nagu keskkonnakorraldus. Bakalaureuse ja siis kuni selle lõpetamiseni ma ei olnud kindel, kas ma, et minust võiks saadagi nagu elukutseline trummar või muusik. Kuigi samal ajal ma juba tegelesin nii-öelda bändi tegemistega, tegin Taavi Petersoniga ja siis Kaire Vilgatsiga tegime sellist nagu tantsubändi moodi asja ja aga siis käis mingi klikk ikkagi ära, et ma pean otsakooli minema ja siis muidugi paps oli kõrval rahul olev. Poiss sai oma bakalaureuse kraadi kätte ja siis muidugi ütlesid ainult tuld, on ju. Ja siis, ma läksin 6-aastaselt klaverit õppima, muidugi isa ja ema suunitlusel. Ja siis kuni 14 aastani, 8 aastat käisin eraõpetaja juures klaverit mängimisest, tulid trummid. Aga see oli ka nii-öelda nagu hobi korras, et ma ei osanud nagu arvatigi sellest midagi. Ma vist mängisin, võtsin veel kahvenalt paar tundi ja kõik oli väga tore ja äge. Aga jah, vist, ütleme nii, et ülikoolis vist sain aru, et see keskkonnakorraldus võib-olla, et süda ikka tuksub nagu muusika järgi ja selle vastu ei saa. Mul vist papsid ja emsid mõlemad. See on ka keskkonnakorraldus, lähed mängid kuskil klubis, see keskkond on tekitan müra, jah, seda saastat. Korraldad selle klubi keskkonna ära, jah, aga nii on, jah. Kuidagi ikkagi, see ongi vist ikkagi nii-öelda veres meil, et pigem tunnen, et mul eluaeg on tegelikult see alates sellest esimesest Batmetiini plaadist, kui ma olin väike põnn 6-aastane võib-olla.
ja siis, kuidas mulle see tohutult meeldis, koogutasin diivani peal ja siis hakkasin nutma, kui plaat otsa sai ja tahtsin veel ja siis see oli väga huvitav olukord, kui ta pani selle, läks tuppa, toas oli siis meil see Technics ja selline siiamaani alles selline helisüsteem ja pani selle plaadi sisse, siis meie pidime kööki minema, jube mage oli jälle. Tead, vend istub diivani peal, pisike poiss paneb plaadi sisse ja uksel on kinni, ta peab oma ette olema, siis teeb nii. Ja plaadi kestus oli kuskil 59 minutit. Me istume seal köögis, 100 korda plaat ära kuulatud, aga me teda segama ei saa minna sinna. See on nagu see tükk päevast pidi olema. Ja siis, kui see plaat läbi sai, siis võtsime auto ja pani. Nii et sellised väiksed nüansid, aga ma arvan, et meil ema on, siis Raamoli ema on siis blockflöödi õpetaja ja üks väike teooria on see, et ta tegi blockflöödi tunde, ta siiamaani eratunde ja ta oli suure kõhuga, mis tal lapsed käisid. Ja see võib olla täitsa nagu selline üks variant, et tüüp siin tead, saab aru, mis nagu toimub. Muusika käib kuskil mingi see võib olla see. Teine asi on muidugi see, et mida sa nagu kodus kuulad. Et kas sa kuulad muusikat kodus või sa ei kuula. Kas sa vaimustud, kas sul perekond vaimustub ja kui sa siin muus valdkonnas isegi vaatad, need Estonia teatri artistid, kes veavad oma lapsi, võtavad ooperiproovidesse, balleti proovidesse kaasa, kui nad istuvad seal saalis ja vaatavad, kuidas ema või isa siis laulab või tantsib. Nende see maailmapilt on ikka hoopis teistmoodi, teiste väärtushinnangutega, kui kuskil inimene, kes seda lapsena ei näe, eks. Et kui sa saad algusest peale sellise vastava koodi sisse, siis on nagu lihtsam neid asju edaspidi toimetada, ma arvan. Jah. Ka see muusikakeskkonnas olemine, et kui palju te näiteks ise kuulate muusikat, et kui sa juba oled muusik, et kas siis nagu vahepeal saab küllalt sellest, et kui sa ise teed seda iga päev, et kas siis on vahel tunnet, et ei tahagi nagu kuulata teisi. Minul seda asja pole veel juhtunud. Ikkagi vaikust, mul või eri trummaritel on vaja seda vaikust, et nüüd on korraks natukene käinud. Ma ei tea, kuidas see on lapsil, aga ma arvan, et mina oskan nagu koos muusikaga ka puhata väga hästi või nii-öelda nagu kas lõõgastuda või mis iganes. Pead oma klapid pähe, paned oma lemmiku muusika peale, see minu meelest just vastupidi rahustab. Pluss ma saan sellest veel omaette kasu ka inspiratsiooni ja mis iganes. Et ma ei ütleks, et nagu täitsa ära tüütab. Sellist olukord ei ole olnud veel. Aga minul on. See on sul õige küsimus ja tegelikult mulle meeldis kunagi ma lugesin, Peedu Kass kirjutas mingi artiklis, mulle tegelikult väga meeldis üks tema lause, kus ta ütles, et muusikast innustuda ja olla fanaatik muusika alal, eks ole, see pole iseenesest mõistetav. Aeg-ajalt peab sundima ennast, et see muusika hakkaks jälle sind innustama, et ma olen tegelikult vett ja vilet näinud selle muusikaga, ma olen Soome laevas mänginud 8 tundi päevas, kuu aega jutti, eks. Ütleme nendel rasketel aegadel, kui siin rubla vahetus krooniks ja teie ei tea neid olukordi, aga lihtsalt need olid drastilised ajad kõikide Eesti muusikute jaoks. Oli selline ellujäämiskursus, kes jäi ellu, kes ei jäänud. Väga paljud vahetasid elukutset, sest et muusikutele siis mitte midagi ei makstud. Ja minu nagu selline päästerõngas oli siis see laev. Ja ma mängisin seal 8 tundi päevas, kuu aega järjest. Vaata, siis tekib mingisugune selline kopp ette, eks ole. Maailma kõige tüütum amet on kopajuht, eks ole, kogu aeg on kopp ees. Aga tekib siis ta on nagu täiesti ära, et mul on mitu korda olnud sellist ülekoormatud tunnet, sest et ma ei ole harjunud lihtsalt muusikuna olema pealiskaudne. Mulle isegi tookord Soome laeva peal ütles
sõber Auri Agomaa, kes on siis nagu see Olde Hansa omanik, eks ole, tookord ta vaatas. Ja siis ma pidin seal ju mängima akordionit ja millega kõik asju, Soome mingit tangot ja valssi ja umpat ja kõike seda. Siis ta ütles, kuule, Tahve, aga kuidas sa suudad seda umpat mängida ka, nii kui sa usuksid seda, nagu see oleks hea muusika. Ja ma pole harjunud kunagi üheski situatsioonis nagu allahindlust tegema. Ja see teine kord võib-olla ei ole väga hea mõte. Et mõnikord peaks võtma easy'sti, eks. No vot, ja siis saab kopp ette küll ja on päris siukseid, mul on vaja olnud selliseid täiesti lõõgastavaid, siukseid kuu aega, ma ei taha näha aega, viskan oma saksi kuskile nurka ja ma ei taha näha, ja siis ütleme nädal 2, siis käid jälle ümber kasti ja siis võtad välja ja praegu on väga mõnus periood, nüüd ma jälle harjutan iga päev pilli. Ja võtta selleks on vaja natukene detsember kuni veebruar lõpp oli metsik ja siis nüüd on vaja sellist 2 nädalast auku, et siis jälle leida ennast, rääkida iseendaga juttu, ma räägin, kui ma pilliharjutuses, ma räägin iseendaga, seda tõde üritan sealt leida, jube hea tunne. Mul on olnud lihtsalt see hirm, et kui ma ise tegelen ka muusikaga, et tunnen, kuidas see vaimustus tuleb lihtsalt järjest rohkem ja rohkem ja rohkem, ma kardan, et kas kuskil on piir või kuidas teha niimoodi, et nagu seda tüdimust ei tuleks peale, et nagu, et see võlu ei kaoks ära. Et nagu... No ma arvan, et siin lase minna, vaata. Vaata, Raamoil ei oleks ka trummi mänginud, kui ma ikkagi mõtlen ühe asja peale, et vähemalt, ütleme, kui sa näiteks praegu teged muusikaga, ja siis näiteks 10 aasta pärast tahad hoopis saada näiteks geenitehnoloogiks, eks. Kas või mingi siukene variant. Selleks on vaja, et sa nüüd muusika tead, et see 5 aastat, vähemalt 5 aastat peab olema ühes valdkonnas täielik, totaalne fanaatik. Ehk sa ei näe mitte midagi muud. Ja see, kui sa oled praegu fanaatik, siis lase lihtsalt kulgeda. Ja need korrektuurid teeb sulle elu ise. Vaata, sa ei pea nagu selle pärast muretsema, et kuule, et mul nii meeldib, et mis must saab. Jumal hoidku, selle pärast ära muretse. Ja siis see korrektuur tehakse sulle elu poolt ise. Minul on läinud nii, et seda teist valdkonda mul polegi tulnud. Et ma olen kuidagi saanud nii, mul pole see nagu paika loksutanud seda elu, eks ole. Ja Raamoil oli juba, ma näen, oli Prantsuse lütseum, eks ole, oli keskkonnakorraldus, mingisugused, tead, sellised asjad ja nüüd on see trumm ja muusika. Aga muusika on lihtsalt niivõrd äge asi, et vaata, kui sa seda suudad olla fanaatik, siis see nagu ei lõpe kunagi ära. Sul võivad tekkida vahed sisse, mingid teatud, vaata, nagu ma rääkisin, aga see ei lõpe kunagi ära, sest et me oleme muusika, pärast me oleme inimesed. Kuidas tuli idee nagu akordionist saksofonini? Oi, kõik on juhus. Pärnus on siuke kool nagu Koidula gümnaasium. Ja seal oli puhkpillorkester. Ja selle orkestriga on nagu see teema, et ju siuke tänamatu töö dirigendilisest, et need õpilased kipuvad ju seda keskkooli ära lõpetama. Enamus. Ja siis lähevad minema. Siis iga 3 aasta tagant siis on vaja jälle uus seltskond koolitada, eks ole, siuke tänamatu töö. Ja siis see oli juhus, see orkestrijuht, saksofon jäi üle. Ja visati mulle saksofon. Oleks üle jäänud suur trumm, tuuba, tuubad. Tromboon, ütleme see metsasarv või see alt, eks ole, rinna alt, trompet, aga miskipärast jäi üle saksofon. Ja vot sellest hetkest hakkas minu see, mis ma rääkisin, see 5-aastane fanatismi periood. Juhus. Mitte mingisugust pistmist mul saksofoniga polnud. Lihtsalt võeti kast, seal sees olid võtted, kuidas neid, mis noote, mis nupuga vajutada. Ja 2 nädala pärast on proov. Niimoodi visati mind nagu tundmutusse vette. Ja mis pärast seda 5 aastat siis sai? Ei, ega põhimõtteliselt see nüüd, mis järgnes sellele, kui ma esimesed noodid kätte sain,
see 5 aastat on, ma ütlen, täielik totaalne fanatism, ma ei mõtle mitte millegi muule. Samamoodi nagu ma esimest 5 aastat ei mõtelnud millegi muule kui akordionile, kui ma selle pilli sain. Nüüd tuli see ja siis võtad juba easimalt, eks ole, 5 aastat see läbi, võtad easimalt ja edasi tegelikult jätkub. Akordion nagu kuskilt maal nagu lõppes, sest et ma ei tea, miks see lõppes, aga ilmselt see saks oli nii palju siis ja värvikam ja võimaluste rohkem pill. Et see ei. Aga kuidas te jõudsite omadega Jätskaarele? Et kuidas see koostöö algas? Vaata, Jätskaarele jõudmiseks on vaja bändi. Et siin ei helistata sulle, et kuule, et sa mängid pilli, tule Jätskaarele. Kui sul bänd on, siis saad Jätskaarele. Siis mind kutsuti, ma olin õnnelik inimene, mind kutsuti lihtsalt Urmas Latikas ja Neville Blumberg kadunud kutsus mind oma bändi ja niimoodi ma seal hakkasin ja sealt hakkas nagu siis edasi käima. Läks veel esimene Jätskaar, kui ma olin teiste bändidega, siis juba mingi 96 ma olin juba oma bändidega ja nii edasi, nii ta läks. Kui võrrelda toonast Jätskaart ja praegust, et mis muutused on toimunud või? Ma arvan, et vaata tol ajal oli jätsmuusikud ikkagi vähe ja see muusika oli üldse nagu rohkem eksklusiivsem, et vaadake Mozarti ajal, ega tavainimene ei saanud kuulata live-bändi, ehk siis Mozarti kammerorkestrit. Mozartit mängiti õukondades, see oli kallis, see oli eksklusiivne, see oli nagu üks hea kunstiliik, mis kõik inimesed ei saanud tarbida. Ja minu meelest natukene oli Jätskaarel tol ajal ka see olukord, et see oli nagu väärtustatud, muusikuid oli väga palju vähem ja kuidagi nendel oli mingisugune ikka väga kindel roll, ütleme selles. Praegu on lihtsalt seda infot nii palju ja neid muusikuid on nii palju, et see konkurents, need muusikud, kes hästi mängivad tänu sellele uuema ja eks ole sellele meediale on võimalik kõik kätte saada, kõik võimalik, noored arenevad nii metsiku kiirusega. Juba 18-aastased mängivad nii nagu, ütleme, seal 3-40 aastat tagasi mängid küpsed muusikud, 50-sed, eks ole, mängivad, juba praegu mängitakse nii noorena, eks. Et see vahe on, et tol ajal nagu vaatasid, läksid kontserdile ja sa nägid mingit nime ja sa teadsid, et seal on see kvaliteet. Nii, praegu sa võid minna saada sama kvaliteedi, kusjuures sa ei tea temast enne mitte midagi. Ja need tüübid on 17-aastased. Ja nad löövad sind pahviks nagu esimese 5 minutiga. Vaata, need on need. Plussid ja miinused on selles mõttes, et tol ajal sa olid staar, sa võisid sellega nagu tuuritada mööda maailma. Praegu on konkurents nii tugev, järgmine kamp 15-aastasi. 7-aastased tulevad ja panevad täpselt samal rauga. Nad on kõik nii kõval tasemel. Seda vanast ei olnud. Aga samas praegu võib äkki just puutuda probleemiks see, et on noored inimesed, kes õpivad nii hästi valdama, kas siis oma pilli või oma häält või mis iganes eriala, et neil ei jää nii palju aega nagu küpsemiseks enne, kui nad juba jõuavadki lavale publiku silme ette ja annavad ära nagu kõik, mis neil anda on ja kohe tuleb keegi uus ja parem ja noorem peale. Ja et siis, ja nad unustatakse. No, sa arva, mis sa arvad? Jah, tegelikult võib-olla nagu see probleem, minu arvates, et nii palju ägedaid noori on ja nad lihtsalt ei suuda nagu tõesti nagu välja murda. Ja siis see võib nagu noortel natuke sellise nagu tagasi tõukena tulla, et harjutab ja on noor väge täis ja siis saab aru, et aga mustmiljon teist tüüpi sellist on ja siis nad võib-olla nagu pettuvad ja siis lasevad sellel nagu minna, on ju. Et jah, mina näen nagu pigem seda nagu probleemina jah, et tõesti ei suudeta nagu küpseks. Jah, just nagu välja murdminest, et tõesti nagu nii palju on neid inimesi, näiteks võttes näiteks mul väga head sõbrad on õppinud seal Amsterdami konservatooriumis ja siis
üks väga hea sõber Tobias Tammearu tuli ka sealt tagasi nüüd Eestisse ja ütles, et see on täiesti uskumatu, mis seal toimub, et sa lähed sinna kooli, sa vaatad, et sinust nooremad või noh, tema on minust nagu natuke noorem, aga siiski nagu noor. Ja vaatad, tüübid lihtsalt lasevad, harjutavad ja mängivad juba nagu 10 korda varemini, on ju. Aga kus sealt edasi minna, kui neid on tuhandeid seal Hollandis või seal riigis, on ju. Et see pani mul ka natuke kukalt kratsima, et mina ei ole nagu väljas õppinud, on ju, et kuigi võiks näha ka selle maailma ära, aga jah, et ma eeldan, et seal väga vähesed satuvad püünele ja see ei pruugi isegi 10 aastaga tulla, see võib olla 20 aastat läheb mööda, siis äkki keegi märkab, on ju, et selles suhtes, jah. Ta mingisugused loodusseadused on ikkagi endised, vaata, praegu on lihtsalt see teema, kõik mängivad ja mis džässmuusikas üleüldse natukene on tendents see, et tegelikult Euroopas nüüd globaalses mõttes publik kogu aeg väheneb, et publik ei noorene meiega koos, vaata. Et see on nagu, ma olin ise nüüd 3 aastat järjest Jazz Baltic ansamblis, seal pandi siis ümber Läänemere muusikutest bänd kokku ja me tegime kontserti, ma olin Jazz Baltica festivalil, meil oli alati esimene kontsert, sellel festivali suur bänd, seal meil 13 inimest ja kui ma sealt lavalt nagu saali vaatasin, siis ma nägin, selle publikuks oli 1000 inimest, valdavalt kõik on hallipäised. Et see pilt, mis mul sealt ülevalt lavalt avanes, oli ta hallipäised. Natuke hallim isegi kui mina, eks, veel hallimad. Siuksed edukad, siuksed vanemad. Ja vaata, see on nagu pani natuke kukalt kratsima, vaata, kõik nad nagu harjutavad, eks, aga noori pole. Et mis nüüd siis nagu saab. Mõnikord ma olen mõelnud, Eestis on hästi. Eestis on parem ju. Eestis on, ma olen nii palju nagu rääkinud inimestele, et kui sa lähed Philly Joe'si noori täis või ükskõik kus Jatskaare kontserdide vaba lauale, Eestis on noored inimesed, säravad inimesed, et see on tegelikult arukord nähtus seda ja kuidas seda hoida, et see nii jätkuks, vaata, et see on nagu sinu teha raamal ka. Mina ei teaks, ma suudan nende noortele niimoodi enam tead, vaata, see on ikkagi, meil on need generatsioonid juba sellised, mul on omal Tahv Klaar, eks ole, Mustpeade majas. Ja mul on ka endast tiba nooremad küll, aga mitte noori. Phillis on noored, eks, Tahvis on natukene vanemad. Ja tegelikult see on õige korrelatsioon nendel asjadel, eks. Aga peab olema, Eestis on, ma arvan, Philly Joe on üks siuke koht küll, mis tegelikult toidab seda nagu noorte seda. Kui noored ajavad, siis noored tulevad. Jah, täpselt, see ongi nii. See on paratamatu. Kui tahaks parandada mujal maailmas seda asja, siis peakski minema keegi noor, kes hakkaks seda asja ajama. No ma ei oska seda. See ei pruugi nii olla. See ei pruugi nii olla, vaata, seal on ka, ütleme, teised probleemid natukene. Seal on nagu see, et kuidas džässi kuulatakse, ütleme nii, ja kes kuulab ja noored ei kuula. Pigem seal ei taheta, seal on hoopis teine teema. Seal on kõik ära nähtud, vaata, seal on ja kuulavad need, kes on hakanud seda kuulama juba aastal 60, eks, kui Coltrane ja Miles olid veel. Nemad käisid nende kontsertidel ja siis inertsist panevad praeguse ajani välja, eks. Aga kuidas nüüd kasvatada nii, et see noor, kes praegu on, ta saaks ka oma kellegi, näiteks sina näiteks oled Raamoni fänn ja kasvad näiteks temaga koos. Niimoodi. Võt see on nagu kõige olulisem. Ja mida ma praegu nagu selles tohuva pohus, muusikute tohuva pohus, ma ei näegi, sest et vaata, kui sul ei ole mänge, kui sul ei ole, jube raske on saada Euroopa klubidesse mängule. Need jube raske on keikat saada või seda kontserti saada. Nii. Kui sul ei ole keikat, kontserti, siis sind pole olemas. Aga vastupidiselt, kui sind ei ole olemas, siis pole ka sul keikat. Et see on siuke nokk kinni, saba lahti, vaata. Selline olukord, et kuidas see nagu see asi nagu päriselt käima peaks. Millal juhtub see, et näiteks sinust saab superstaar jätsu alal? Kuidas see saab juhtuda? Näiteks sinul minu mõistus lukus. Mul on kinni. Ma ei oska mitte midagi öelda. Miks on, et meil kuulatakse siis rohkem ja mujal vähem, et kas ongi see, et Eesti on nii väike kuidagi ja on kõik nii... Aga see võib täitsa nii olla tegelikult ju. Siin Eestis saavad ikka väga palju džässmuusikud saavad väga üpris laia kõlapinda ka nagu noorte seas, mis iganes meediaväljanetel. Kogu aeg on nagu
kogu aeg jooksevad need uudised meil igal pool, aga noh, mõeldes nagu suurematele riikidele, siis seal on, nagu kujuta ette, noh, tavaline näiteks mingi saksa noor võib-olla ei pruugi, noh, neil ei lihtsalt jää silma kogu selle teise tohuvapohu keskel neid džässi, noh, uudised. Ma arvan, et nagu, jah, minu meelest on õige öelda, et kuna Eesti on väike, siin on nagu, selles suhtes siin info liigub lihtsalt nii hästi ja noored tuleb peale ja muidugi kooliõpetuses on ka vist arvatavasti, siiamaani ma nüüd nii väga vana ka pole, aga on eeldatavasti see nii-öelda, noh, sealt saab ka midagi juba nagu suunata mingil, noh, muusikatundides ikka natukene õpita seda džäss ajalugu või mis iganes, aga no vot, meil on muidugi, meil on Eestis on üks tore asi, vaata, ja ma loen seda isegi natukene selle nõuka ja nagu pärandil on paar positiivset asja, mis ma alati rõhutan. Üks asi on see, et meil on mereäärsed alad välja ehitamata, ehk siis see loodus on seal kõik puutumata, seepärast, et see oli piiritsoon, sinna ei saanud ehituslube. Nii, teine asi on see, et Vene süsteemi või nõuka süsteemi ajal muusikud olid kõik nagu hinnatud, nagu kunstnikud, eks. Ja see pärand on meil jäänud ja kuidagi see töötab nagu edasi. Näiteks, kui ma ise käisin Venemaa tuuril kuskil Karu tagumikus, noh, siukstes pommiaukudes mängisin, mul olid saalid täis. Mul oli seal saalis kohati kuni 1000 või 2000 inimest, eks, kui me tegime. Ja siis on näha neid inimesi, neil raha ei ole. Aga kui on kontsert, siis pannad kõik oma kõige ilusamad ülikonnad, naised löövad ennast niimoodi üles, pannad kõik kallimad kleidid selga ja nad võtavad praktiliselt viimase raha tulevad kontsertile. Sest see kontsert on nende pommiaugus täielik sündmus. Et nad hindavad seda, ütleme, see on tagurvid, et nad tulevad pärast tänama, siis nad ütlevad niisuguse lause, et Jumal tänatud, aitäh teile, et te raatsisite siia tulla esinema meile. Nad on tänulikud, vaat see tänulikkuseks. Euroopas on vastupidi. Meie maksame, sina mängi. Nad on kõik ära hellitatud. Selline Euroopa, nad võivad oma raha eest osta kõike, mida nad tahavad. Eks? Ja siis tekib selline olukord, kus nad on kõik ära näinud ja siis on muusikud nagu siuksed natukene nii, eks. Aga Venemaal ajad selja sirgu, sest mutid vaatavad sind. Sa oled nagu kunstnik, sa oled nagu staar, sa oled artist. Ja tead, see on tegelikult tore tunne ja selle tunde pärast tahavad kõik käia Venemaal kontserti andmas. Ja tegelikult see on vapustav. Kõik see muu jama, mis seal ümber käib. No see on muidugi kohati täiesti talumatu. Me Raumeliga käisime suvel Venemaal. See on täiesti talumatu. Aga see olukord, kui publik tuleb saali ja sa oled laval ja sa mängid, see on lihtsalt mingi meeletu. Ja ma miskist arvan, et see, vaat siit on nüüd jäänud nõuka ajast selline nagu väärtushinnangute süsteem on jäänud meile siia pidama. Muusikuid austatakse. Muusika eest on nõus isegi eraisikud ja firmad maksma täitsa arvestatavad summasid ja sellepärast seisab meil see asi elus. Kuhu see ja Jatskar ja üldse Eesti džäss ja kõik see võib veel edasi liikuda, kui me räägime nagu, et Jatskari algusaastatel ja praegu, et kui see on juba nii palju muutunud, kuhu veel minna? Ma arvan, et vaata, ega me siin ei oska ette kujutada seda prognoosida, et mis siin saab 10 või 15 aasta pärast. Ma arvan, et see džässkaar võiks jääda, aga millisel kujul selle džässkaare või mis muusikat seal mängitakse? Vaat see on nagu Bori džäss Soomes, eks ole. Bori džäss kui nimi müüb, aga džäss seal sees enam ei müü ammu. Põhiliselt on Bori džässi publikumagnetid, kes tõmbavad 20 000 inimest kontsertidele, on popstaarid. Ja siis sealt teenitakse raha, millega siis klubides makstakse kinni ülikallid Ameerika džässartistid näiteks. Ja võib-olla see ongi tendents selline, et mina väga loodan, et Anne ja see seltskond, isegi kui Anne ühel hetkel lõpetab, et see noorem generatsioon suudab hoida seda balanssis, seda muusikat, ja siis seda džässkaari nime, et vaata, et see läheks lahku. Et see, ma usun, et
et see on üks probleem nagu üleilmne ka, et ja teine asi muidugi, me keegi ei tea, milline džäss üldse 10 aasta pärast on. Mida nimetatakse džässiks siis? aga praegugi tegelikult. Džäss on praegu nii lai mõiste, et nagu... Meie see ajal, kui mina tantsisin diskot noorte tsikkidega, üritasin kooli ajal sebida tantsima noori tüdrukuid. See on juba praegustele noortele täielik funk, no. Eks? Tegelikult. Ja, seda küll, jah, point. See on ju, vaata need vanad diskobändid igasugused, see on ju praegu täielik groove ja funk ja džäss, eks. Noh, nii et me ei tea kunagi, mis toimub 15 aasta pärast. Mina arvan, et džässkaar, kogu Eesti džässi nagu skene on jõudnud nagu maailmas hästi, viimasel hästi suurt kõlapinda on tekitanud ja minu meelest on Eesti džässil välismaailmas läheb ka väga hästi. Mis on võib-olla eeldus sellele, et džässkaar on juba võib-olla hakanud vaikselt kuskilt läbi murda või mis iganes, et rohkem inimesi maailmas teab, mis asi on Eesti ja mis asi on Eesti džäss. Et võib-olla sellel on omaette selline positiivne mõju, et avatumaks ja inimesed tulevad siia ja siis artistide valik läheb, kõik tahavad nagu siia tulla Eestisse esinema, et eelmine aasta siin juba näitas, olles Eesti Džässliidus ka tööl 1,5 aastat, et kui hästi võeti ikka Eesti džässi nagu välismaailmas vastu ja kui palju see tekitas omakorda huvi Eesti nagu muusikaskene ja nende džässifestivalid ümber ja et väga palju on minna ja samas vaimus, ma arvan. Et kui praegu on Jatskaar pigem selline väike festival, kus ongi nagu 2 peamist lava. Hästi näiteks, hästi ära, et kas teadest võikski see nii jääda, et nüüd on nagu palju, et nagu Eestis ei ole nagu sellist, no see on Eesti kõige suurem džässifestival, aga nagu, et näiteks ongi välismaal mingid džässifestivalid, kus on nagu mingi mitukümmend erinevat lava. Mulle nii meeldib see, mis nad Telliskivist teevad, sai ka merepaviljonis käidud ja tegelikult üks patsu selle eest, et see on nii õdus ja nii mõnus on liikuda. Sul on 2 kindlat kohta, pluss veel kontserdid üle Eesti, kes soovivad, mis on väga tore. Aga just, et see põhifookus on nagu, ongi sisuliselt 2 naabermaja vahel. Seal on oma võlu. Teistmoodi sellist asja ei leia. No seal on oma võlu selles mõttes, et on väike, aga need saalid mahutavad ikka parajalt nii palju inimesi, et sa väga suuri staare ei saa kutsuda. Ja see on nagu see probleem, et North Seas festivali kava lööd lahti, siis seal on Herbie Hancockist kuni Bobby McFerrini, ma ei tea kellene iganes, kõik Pat Methinid, kõik kes esinevad tegelikult täpselt samal ajal ja ikkagi inimestel on probleem. Jah, tegelikult. Aga lihtsalt, et nad saavad endale lubada kavasse kirjutada sellist asja. Seda küll. Et kui sul on Ameerika nagu see eliit kõik kohal, see tähendab seda, et nad saavad ka müüa väga kallid piletid. Ja kui see tuba mahutab seal 2000-3000 inimest, siis järelikult on ka kõik need kaetud need honorarid. See on nagu, see on alati selline 50-50, et Bobby McFerrin on juba välja müüdud siin mitu kuud tagasi ja see on see, millega Anne ka ikkagi saab jälle endale lubada mingisuguseid natukene vähem kuulsaid nimesid ja neid kinni makstakse. Vaata, see on üks festivali korraldamine, üks suur ajude ragistamine ja kõik need lipi peale, need mosaiigitükid kokku panek ja ma ise tean, ma olen ka natukene korraldanud ja möllanud, et kõik sul sujuks ja inimesed ei läheks lolliks ja ei läheks närvi ja et ei tekiks sellist olukorda, see on väga, väga tõsine ja see majanduslik vastutus ja kuidas oma eelarvetega, mis ja kuidas ja kui palju ja tead, see on üks suur ja. Et sellega võime öelda suure aitäh Annele, et ta seda endiselt teeb, et see on tõesti suur töö. No Anne on, ma ütlen, et tema on Annele ja kogu tiimile ka ja kõikidele, et jah, Jatskaar toimub sel aastal 30. korda 19. kuni 28. aprillil. Ja, aitäh teile tulemast. Suur tänu teile kutsumast.